tere austatud vaatajad, tänases videopöördumises soovin jagada teiega infot linna territooriumil käimasolevatest projektidest. Viimase paari nädala jooksul linnavalitsusse on tulnud väga palju kirju ja pöördumisi, mis on seotud massiivsete metsarajatöödega Vabaduse ja Liidia Koidula tänava ulatuses. Teades, kui tundlik on antud teema meie linnakodanike jaoks, soovin jagada teiega infot, sest seekord on minu meelest antud tööd on põhjendatud, kuna need tööd on seotud kauaoodatud kergliiklustee projektiga. Leping sai meil sõlmitud veel novembrikuu lõpus ja märtsikuu algusest me alustasime aktiivselt ettevalmistustöödega ja märtsikuu jooksul ning aprillikuu alguses on meil plaanis metsarajatöödega ühele poole saada ja juba aprillikuu algusest kuni suve lõpuni hakkame tegelema kaevetöödega ning aluste planeerimisega. Lõplik tähtaeg on meil lepingu järgi selle aasta sügise lõpus, kuid loodame, et enamus töödest saavad tehtud juba sügise keskpaigaks. Selle projekti eesmärk on kergliiklustee rajamine ja uus planeeritav kergliiklustee algab meil Jan Poska ja Vabaduse tänava ristmikust ja lõpeb siis meie lõpp-bussipeatusel Liidia Koidula tänava otsas. Aga see ei ole ainus projekt, mis me teeme siin linna keskosas. Paralleelselt koos kergliiklustee projektiga on meil käivitatud ka Vabaduse ja Liidia Koidula tänava katte rekonstrueerimistööde projekt. Täna on hange üleval ja juba järgmisel nädalal peavad meile laekuma hinnapakkumised töövõtjate poolt. Plaani jääb ikkagi samaks, et juba aprillikuu lõpus, maikuu alguses me sõlmime ehituslepingu ja maikuu algusest kuni juulikuu alguseni on meil plaanis läbi selle projekti esimese etapi ehitustööd, mille raames vahetatakse täisulatuses olemasolev asfaltkate. Teise etapi raames on meil plaanis rekonstrueerida olemasoleva teekatte ja täiendavalt rajada ka uued vee- ja kanalisatsioonitrassid ja selle teise etapi algus on meil aadressil Liidia Koidula tänav 42 ja lõpp on siis aadressil Liidia Koidula tänav 102. Nende töödega on plaanis alustada juulikuu alguses ja lõpptähtaeg peaks olema selle aasta lõpus. Miks me jagasime selle suure projekti etappideks? Selleks, et vältida liikluskaose tekkimist siin linna keskosas, kuna lisaks nendele kahele projektile me saime raha ka Jan Poska tänava rekonstrueerimiseks selle tänava täisulatuses. Täna meil käivad projekteerimistööd ja aktiivselt töödega meil on plaanis alustada siis, kui me lõpetame Vabaduse ja Liidia Koidula tänava projekti esimese etapiga. Väga oluline info, mida soovin täna teiega jagada, on seotud ka Sinimäe vaatetorni projektiga. Ehitustöödega meil on plaanis alustada juba aprillikuu jooksul ja lepingu järgi kõik tööd peavad olema lõpetatud juba selle aasta lõpuks. Seoses kõikide nende projektide elluviimisega hakkavad selle aasta jooksul linna territooriumil kehtima ajutised liikluspiirangud ja kõikidest nendest liikluspiirangutest me hakkame jooksvalt linnakodanikke informeerima läbi linna kodulehe või läbi Facebooki. Loodame väga teie mõistvale suhtumisele ja samuti soovin teile tugevat tervist ja edu.